Kas on võimalik, et on elu peale surma? Ükskord nägin huvitavat näidendit, kus olid 2 siku tema ihu sees, kes arutasid selle üle, et kas tõesti midagi on peale seda elu, mis nad praegu elasid ema ihus või ei ole. Ja meie ju teame, et on, ja võib-olla saab võrrelda sellega, kuidas meie siin saame arutleda selle üle, kas on või ei ole. Aga teises perspektiivis kõik näeb teistmoodi välja. Mina olen veendunud, et elu peale surma on. Aga see on usu küsimus. Kuidas me näeme neid asju? See usk aga, et elu peale surma on ja et Kristus on tõusnud üles surnuist kui esimene, see on nii oluline kristlikus usus, et kui see ei ole reaalsus, siis tegelikult meie usk on tühine. Niimoodi kirjutab ka apostel Paulus 1. Korintlaste kirjas, aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Eks see on väga oluline, et Kristus tõusis surnust üles, kui ka meie tahame sinna, sest kui tema ei tõusnud surnust üles, siis kuidas mina, patun inimene, suudab sinna. Tänases evangeeliumi tekstis kuulsime Laatsarusest, kes oli Jeesuse sõber ja Marta ja Maarja õed. Jeesus tuleb nende juurde, sest on kuulnud, et Laatsarus on surnud ja Jeesusel on väga kurb. Ta isegi nutab, näitab emotsioone. Ja see lugu lõpeb sellega, et Jeesus kutsub Laatsarus hauast välja. Laatsarus, tule välja. Ja siis Laatsarus ärkab surmast ja tuleb välja koobast, kuhu ta oli maetud. Selle looga seotud ütleb Jeesus, et mina olen üles tõusmine ja elu. Kes usub minusse, see elab isegi, kui ta sureb. See on meie usk, see on meie lootus. Ja praegu mina olen siin Hageri kalmistu juures, kus on tuhandeid inimesi maetud. Siin on maetud vanu ja noori, rikkaid, vaeseid, mehi, naised. Kõik peame seda teed minema. Ihuliku surma surema, seda pidi isegi Laatsarus veel teine kord ja seda pidi ka Jeesus tegema meie eest. Kalmistu on tihti seotud leinaga, igatsusega. See on maetud inimesi, kes meie jaoks on väga kallid. Meil on palju mälestusi ja kõik nende mõtetega tuleme tihti haudade juurde. Samas on kalmistu rohkem kui leinakoht. Vähemalt minu jaoks on ka lootus ja ootuste koht. Sest ma usun sellesse, et on üles tõusmine ja et Jeesusel, Issandal, tema käes on elu, igavene elu, mis ootab meid, kes me võtame seda vastu. Ja mõned märgid sellest leiad ka, kui lähed kalmistule. Sa leiad ristimärke väga palju ja kuigi rist on tihti märk, mida inimesed seostavad surmaga, siis tegelikult see tühi rist, see on lootuse märk, see on usu märk, et Kristus on tõesti tõusnud surnuist üles ja ta elab ja meie ka saame elada. Kalmistul leiad ka hauakive, mis seisavad
vertikaalselt. Nad seisavad. See on täitsa ebaloogiline kivi jaoks, et ta niimoodi seisab. Just nagu võib öelda, et ka ülestõusmine peale surma on ka kuidagi ebaloogiline. Aga kivi siiski seisab nii. See on selline lootuse märk, et ülestõusmine peale surma on olemas ja see on meie lootus. Sellepärast saab just kalmistu olla ka seotud ootuste ja lootusega. Sest see elu ei ole ju kõik. Võib isegi seda niimoodi vaadata, et meil on parim elu ees. Tegelikult kristlasena ei tohiks liiga palju kurvastada asjade üle, mis siin on seotud surmaga. Sest Jeesus on lubanud meile, et ta võtab meid kaasa taevasse, kui see elu on lõppenud. Parim on veel ees. Ja see rõõm, mis saab olla seal, ma usun, et on võimalik elada juba siin selles elus sellises ootuses või rõõmus. Sest ei ole ju nii, et kui sa ootad mingit väga suurt päeva, et siis on see rõõm ainult sellel päeval, vaid tegelikult sa ootad juba mitu päeva, võib-olla nädalad selle päeva eel. Sa ootad seda päeva väga. Sa rõõmustad selle üle, et see päev tuleb. Ja samamoodi saab olla ka kristlaste jaoks, et meie elus saame elada sellises rõõmsas lootuses, et see päev tuleb, kui Jumal teeb kõik korda. Või võrrelda ühe pruudiga, kes ootab oma pulmapäeva. Ta ootab ja valmistab ette, teeb asju kõik korda, et kõik oleks valmis selleks päevaks ja ta nii rõõmustab selle üle, et see päev on tulemas. Ja siis see päev tuleb ja kõik ootused saavad täidetud. Nii on meie lootus igaviku elu kohta. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.